Tere jälle vaatama uut Kohala TV osa. Olen jälle teie ees, et tuua teieni uudiseid laiast maailmast, Eestist, kust iganes. Mida me täna täpselt räägime, seda näete nüüd. Kindlasti paljud teavad sellist lindu, mis kannab nime pöialpoiss. Paljud võib-olla ei tea. Suurem osa inimesi ei ole seda lindu võib-olla isegi oma silmaga näinud. Ta on siukene imepisikene lind, 5 sentimeetrit või natukene rohkem. Kes ei tea, mis lind see täpselt on ja kui suur ta on, siis lähme vaatame. Pöialpoiss on linnuliik pöialpoisslaste sugukonnast, pöialpoisi perekonnast. Pöialpoiss on Eesti ja Euroopa väikseim linnuliik. Pöialpoisi kehapikkus on 9 sentimeetrit, kaal 4–7 grammi. Värvuselt on ta pealt hallikas roheline, kõhu poolel helehall. Iseloomulikuks tunnuseks on isaslinnu musta-servaline ere oranž ja emaslinnu kollane kiird. Pöialpoisi häälitsused ja laul on ülipeened. Laul on enamasti valsitaktis 3/4 takti mõõdus, peene kõlaline sidin. Elupaigana eelistab puusikuid, elutseb okas ja segametsades, parkides ja kalmistutel. Eestis üldlevinud ja rohkearvuline haudelind, huulkuulind ja läbirändaja. Osa lindudest lendab talvituma Kesk-Euroopasse. Pöialpoiss on levinud katkelisel areaalil kogu parasvöötme Euraasias, Asooridelt, Briti saartelt ja Norrast kuni Sahhalini ja Jaapanini. Eestis on pöialpoiss tavaline lind. Tema pesitsusaegsest arvukust hinnatakse 300 000 kuni 400 000 paarile. Talvist arvukust 200 000 kuni 600 000 isendile. Väga paljus erinevas maailma paigus on ju erinevaid kõrgmäestikke, loomulikult ka erineva sügavuse, laiuse ja pikkusega kanjone. Aga kas te teadsite, et meil Eestis on ka täiesti oma kanjon olemas? Kus see kanjon on, kui sügav ta on, kui pikk ta on, kui lai ta on, kus ta täpselt asub, lähme vaatame. Hinni kanjon on sälgkorg või kanjon, mis asub Rõuge vallas Võrumaal Kahrila järve lähedal Haanja looduspargi sihtkaitsevööndis. Hinni kanjon on tähelepanuväärne sellepärast, et on ainus koht Eestis, kus oja mõlemal küljel paiknevad järsud liivakivipallandid. Kanjoni sügavus on 15–20 meetrit ja pikkus 300 meetrit. Kanjoni põhjas voolab sügavalt liivakivisse lõikunud kiirevooluline Enni oja. Esimesed 50 meetrit ülesvoolu on kanjoni laius 6–10 meetrit. Siis aga kitseneb 3 meetri laiuseks. Hinni kanjon on lõikunud Devoni ajastu Kauja lademe alumise osa Sjetiini kihistiku liivakivisse. Tegu on selle lademe osa ühe parima paljandiga Eestis. Sälgkoru järskudel veerudel paljandub ligi 200 meetri ulatuses 5–6 meetri kõrguste püstiste seinte või pankadena valge või mitut tooni kollakas võimkihiline liivakivi. Rohketele roostepruunidele liivakihtidele on värvi andnud raua oksudeerumine kvartsiterakeste ümber. Liivakivi seintes on jälgi ka looduse loomingust. Kanjoni põhjas on näha vee tekitatud urdeid, on ka väike hallika koobas. Kas te kunagi Rippsillal olete kõndinud? Kui jah, siis millisel? Kuskil välismaal, aga paljud kindlasti teist ei ole käinud Rippsillal. On erineva pikkusega Rippsildu, osad on maailma kõige pikemad. Üks Rippsild on täiesti olemas Tšehhis, kuhu te kunagi kui satute, võite ise ka minna. Tšehhis suusakuurotis Torni Moravas avati 22. mail 2022 maailma pikim Rippsild. Nagu silla nimes Skybridge 721 võib aru saada, on sild 721 meetrit pikk. Selle ehitus võttis aega 2 aastat. Kas tahaksite kunagi käia mingisuguses tunnelis, mis on hästi pime, kõle, siukene närve kõditav? Tunneleid on väga palju erinevas paigus maailmas, mõned on suuremad, mõned on väiksemad. Ma toon teieni ühe konkreetse tunneli, aga mis tunnel see on? Lähme uurime üheskoos. Eiksundi tunnel asub Norra riigis Skandinaavia poolsaarel. See ühendab 2 Ulsteini ja Olsta omavalitsust, mis asuvad Norra Moore Kromstali maakonnas.
Tunnel kulgeb alla Vartsdalsfjordeni, mis on 20 kilomeetri pikkune fjord maksimaalse sügavusega 365 meetrit. Eiksundi tunnel on kõige sügavam merealune tunnel nii Norras kui ka maailmas. See on sama sügav kui 287 meetrit alla merepinnal. Selle pikkus on 7765 meetrit, laius 10 meetrit ja 3 sõidurada. Eiksundi tunnel ehitati osana projektist, mille käigus ehitati sild ja 3 tunnelit, mis ühendasid Vartsdalsfjordeni saart ja Norrandit. Tunneli ehitus hõlmas puurimist ja lõhkamist Vartsdalsfjordeni aluspõhja kaudu. Selleks otstarbeks kasutati 1300 tonni lõhkeainet ja ehitusplatsil tekitati tohutuid kivimurde. Nüüd on küsimus teile, kas teie teate, mis on Eesti kõige kõrgem ehitis? Paljud kindlasti pakuksid kohe Tallinna teletorn. Eesti kõige kõrgem just nimelt ehitis on Koeru telemast. Koeru telemast on saatemast Kapu külas Koerus Kirdes, endise Koeru valla kõrgeimas punktis Haagimäel. Projekt valmis 1987. aastal ning ehitustööd kessid 1989. aastast kuni 1993. aastani. Ehitajaks oli Sevstal Konstruktia. Masti alus on merepinnast 105 meetri kõrgusel. Masti kõrgus on 349,5 meetrit. Koeru telemast on Eesti kõrgeim ehitis. Paljud on mõelnud selle peale, et kuidas lennukis õhus püsib, kuidas ta pöörab, kuidas ta maanduda saab. Keegi teist on kindlasti mõelnud ka selle peale, miks lennuki rehvid nii vastupidavad on. Kohe saategi teada, miks. Iga rehv on disainitud nii, et ta suudaks vastu pidada 38 tonnisele raskusele ja et sellega oleks võimalik maanduda kiirusel 273 kilomeetrit tunnis. Seda kõike on rehvid võimelised taluma kuni 500 korda järjest, sest alles siis peab toimuma esimene vahetus. Igal lennukil on ka erinev arv rehve. Vastavalt lennuki tüübile nii kasutab Boeing 777 14 rehvi. Airbus A380 aga hoopis 22 erinevat rehvi. See tagab ka selle, et kui üks rehvidest peaks alla andma, siis on ohtralt teisi, mis töö saavad ikka ära teha. Tegelikult tagab rehvi tugevuse aga hoopis midagi muud kui tugevad materjalid. Peamiseks rehvi kaitsaks on õhk. Suure rõhuga õhk on väga tugev. Lennuki rehvid täidetakse 13,79 baarini, mis on 6 korda rohkem kui autorehvides. Sõjalennukitel on see rõhk isegi veel suurem. Igat rehvi testitakse enne lennukile lisamist põhjalikult ning ka rehvid peavad vastama kindlatele standarditele. Kas teie oskate pakkuda, mis on Eestis järvedest nagu siukene kõige sügavam järv üldse? Äkki keegi teist teab? Kui te teate, väga hästi. Ja need, kes ei tea, kohe saate teada. Rõuge Suurjärv on järv Võrumaal Haanja kõrgustiku loodeserval Rõuge alavikus. Rõuge Suurjärv on tekkinud jääajast. Valgla suurus 25,8 kilomeetrit ruudus, pindala 13,5 hektarit, pikkus 585 meetrit. Laiuseks on 300 meetrit. Järve keskmine sügavus on 11,9 meetrit, aga suurim sügavus 38 meetrit. Järv asub Haanja looduspargis. Rõuge Suurjärv on Eesti sügavaim järv, kuni 38 meetrit. Järv on allikarohke. Peamised kalad on ahven, särg, haug ja nurg. Kõige parem kink on saada videoõnnitlus Kohala TV poolt just siis, kui sünnipäevalaps on juba poolenisti juua täis. Aga just see ongi kõige meeldejäävam ja ehedam kink, mida üldse sünnipäevalapsele teha saab. Ma ei pidanud silmas teda täis joota, vaid teha õnnitlusvideo ja siis täis joota. Ja kui te sünnipäevalast siiski täis ei viitsi joota, siis parem tellige mult üks väga lahe õnnitlusvideo. Ehk jõuate muga veel ühendust võtta ja kiire õnnitlusvideo tellida, kui sünnipäevalaps juba päris täis jääb.
Selline saigi siis jälle tänane episood. Loodan, et teile meeldis. Saite natukene rohkem uusi asju teada. Jätke siis meelde, kui teil on mulle saata midagi huvitavat, lahedat, mida on vaja ilmtingimata uues osas näidata, siis olge hea. Saatke see mulle meili peal. Ja loomulikult, nagu alati ikka, õnnitlus-tervitusvideod ootavad ka tellimist. Olge lahedad ja näeme järgmises osas.